No kui pensionar ka veel ollakse, siis on muidugi raske. Aga no tuleb hakkama saama, lapselapsed vähemalt peavad saama kingituse, kui mitte suured. Maainimesel ikka midagi laua peale panna on, et hinnad on nii kõrged, et ma ei tea, meil seal Tallinnas võtab silme ees kirjuks. No eks meil on ka kallid, ega meilgi odavad pole, aga kas on ikka nii, et peab nagu trikitama ja nipitama ja ise tegema, et siis on see, et tead, et no, kindlasti kui ikka liha osta toormaterjali ja ise teha, tuleb ikka odavam, kui osta valmis marineeritud liha või mida iganes. Kuidas sel aastal kingituste tegemisega on? Need on üldiselt kõik olemas ja mõtted on, aga panen ka oma kodukootud asju juurde, aga on ka poe asju. Nii et, aga vanasti olid meil ikka väga vinged jõulud, meil oli hästi palju lapselapsi, aga need lapselapsed on suureks kasvanud ja nüüd enam ei ole ta nii vinge, nüüd on nendel ise omad, et jõulude ajal öeldakse, et nad on ikka oma perega kodus, et meil ei ole enam nii palju külalisi, kui vanasti oli. No aga kuidas tundub praegu kõikide nende maksude tõusude ja uute maksude taustal? Nendega saab hakkama. Lihtsalt ega siin, kui olla pensionär, siis tulebki vaadata, et mida laua peale panna, et suuri kulutusi tee, väljas söömas eriti ei käi ja ongi, et ise teed toidu ja oma kasvatatud asjad, et mina ei kurda. Tegin grillvorst isegi ja verivorst ise tegin. Aga osta enam ei kannata või kuidas hinnad on? No kannatab natuke kaiku osta, kui tahad, aga mul on nii palju ära tehtud, et keegi ei söö ära. No, kuidas teil on? Peab rohkem külalisi kutsuma. Hoiame kokku. No ma tahtsingi öelda, et külalisi küll see aasta enam kutsuda ei jaksa ju. No lapsed ikka tulevad. Aga kingitusi lastele? Ikka. Laps juba sai paki kätte, laps elab üks Iirimaal ja sai täna hommikul juba helistati, et pakk on käes. Ja. Et kui kokkuhoidlik olla, siis ikkagi jõulud ja aastavahetus on ka võimalik pidutseda? Natuke ikka peab pidutsema, muidu ei ole ilusi. Väikene pauguk üles lasta ja sampus võib-olla. Nii palju vaatame, et jätame kütte jaoks ka järgi. Ja. Kingitused peavad selles piiris olema, et saame kütet ka osta veel. Ja. Meil Tallinnas on väga keeruline elu ja mõtleme, et mis ikkagi pühade lauale panna, et kuidas maainimene hakkama saab? Apukapsas, sealiha, põhiline ja verivorst. Et aga teil on juba need olemas või plaanite soetada kuskil? Plaanin ikka soetada. Aga kuidas kõik need maksutõusud ja ka uued maksud on mõjutanud meid, et on selles mõttes keeruline, et isegi kingitusi tuleks nagu vaadata, et mis sa ikkagi teed? No seda kindlasti, eriti pensionäril. No, panete lapselastele veel midagi sussi sisse ka või on ikkagi liiga keeruline? Mul kahjuks lapselapsi ei ole, mul on ainult tütar. No aga tütrega saate jõulude ajal kokku ja? Noh, ikka saame. Ja aastavahetusel täpselt samamoodi, et ikkagi peab olema see sealiha ja apukapsas laual? Ikka kindlasti. Kas raske on ka selles mõttes, et laua peab ikkagi katma ja kingitusi tuleb teha? No tuleb ikka, me käe, lapsed tööd külla ja kõik ja... Aga kas on kuidagi keerulisem ka rahaliselt võib-olla raske? Saame hakkama. No Eesti inimene on ikka nii vähenõudlik. Mis siis teete? Ise kasvatate, ise panete lauale, ise peab ikkagi kõik valmis tegema või kuidas see käib? Ei tea, kuidas nii. Ei oska öelda hästi. Proua värk teab seda rohkem seda. No proua teeb, siis teie lihtsalt tiiksute kaasa. Nii, ja. Meil on homme külas jõulupidu ja valmistame ette. Ma olen külavanem ja siis koos abikaasaga teeme jõulupidu külas. No aga öelge, kuidas üldse maainimene sel aastal pühade laua kaetud saab ja ka kingitused tehtud? Noh, raskelt, aga peab kuidagi toime tulema. No aga mis see tähendab, et... Maainimene ei anna alla. Kas see tähendab ikkagi seda, et juba eos tuleb hakata vaikselt toidukraami varuma, võib-olla juba aastaringselt mõelda kingituste peale või kuidas see käib? No tavaliselt, et ega maainimene on kõige karjunud ja saame hakkama ja ostame lastele kingitusi ja teeme külas jõulupidu ja nii me toimetame. Mina olen päris palju lapseline. Minul on 6 last üles kasvatatud, kõik on oma pere peal ja päris heal järjel. Ja mina siis korraldan jõulupeo perele. Kas teie panete lapselastele aga maiustusi sussi sisse? Vanema poolt on ainult loosipakid meil kõik perega. Hoiame nii palju kokku, et emad teevad lastele, ise vanemad ei tee. Ja vanaisa ka. Aga kui me vaatame nüüd sellele lõppevale aastale tagasi, et kui palju keerulisemaks see elu siin võib-olla maksude tõttu Eestimaal on läinud? On ikka läinud.
on ikka raske. Nagu me abikaasaga oleme pensionärid, aga noh, sellised käimisvõimalused teatritesse ja on ikka vähenenud, ei saa lubada enam. aga ütleme nii, et kui pensionäril on abikaasast pensionär kõrval, et siis veel kuidagi... On küll kergem. Eks ikka vaadatakse hinda ja kas ja mida ja kus ja kuidas ja... Kas tuleb ka võib-olla ette varuda või kuidagi niimoodi trikitada, et ikkagi see laud ära katta? Eks jälgida tuleb ikka soodustusi ja asju, et maainimese jaoks on ikkagi hinnad väga tundlikud. Ma seda mõtlengi, et meil linnas on raske, et kuidas teie näiteks ka kingituste tegemisega hakkama saate? Üldjuhul vaatame, kellele ja kuna ja kus, et väiksemad saavad, suuremad arvavad, et neil pole enam vaja, et nad saavad ise hakkama, et ei tunne sellest kingitusest rõõmu. No aga öelge, kas lastele veel täna saab sussi sisse niimoodi igapäevaselt midagi panna? See on kole kallis ju. Noh, jälle on need, et vaatad, leiad mingi pulgakommikese või midagi, et midagi ikka on. Ma saan aru, et maainimene ei virise. Püüate ots otsaga kokku tulla? Ega siin virisemisega ei päästa niikuinii mitte midagi ju. Tuleb olla ja hakkama saada ja